Kuna Saksamaa on nüüdseks saanud üheks Euroopa kõige tulihingelisemaks Iisraeli toetajaks, on Münchenis töös uus holokausti hariduskeskus. 2023 aastal Yad Vashemi poolt algatatud initsiatiivi toetas Saksamaa kantsler Friedrich Merz. Meiega liitub nüüd Jeruusalemmast Yad Vashemi esimees Danny Dayan. Pere ja aitäh, et olete siin. Tere, aitäh kutsumast. See on kindlasti märkimisväärne olukord. See on ilmselgelt väga suur asi. Selgitage, miks see oli Yad Vashemi jaoks oluline algatus ja kui kaua te selle kallal töötasite enne, kui selle 2023 aastal välja pakkusite? See idee oli siin juba pikka aega õhus, aga oma Berliini visiidil 2023 aasta jaanuaris tegin ma selle ettepaneku tegelikult kahele isikule. Tollasele kantslerile Olaf Scholzile ja tollasele opositsiooniliidrile Friedrich Merzile. Mõlemad võtsid selle idee vastu suure elevusega, pean ütlema. Nii et kui härra Merz asendas härra Scholzi kantslerina, toimus üleminek sujuvalt. Me pühendasime üsna palju aega põhjaliku teostatavusuuringu tegemiseks. Uurisime mitut võimalikku asukohta, sest oli algusest peale üsna selge, et see ei tule Berliini, kus on juba piisavalt holokausti mälestusasutusi. Ja lõpuks otsustasime selle paigutada Münchenisse, Baierimaale, laiendusega Leipzigis, Saksimaal. Huvitav, nüüd tead, kohtad ka palju sakslasi, kes on nende suur lapselapsed, kes neid julmusi toime panid. Ja sa tõesti saad tunda vähemalt minu enda kogemuse põhjal, et noored inimesed häbenevad oma esivanemaid. Kas nad saavad Saksamaal selle kohta õpet juudi vaatenurgast? Ja kas see on mõeldud kõigile või peamiselt kohalikele, kes elavad Saksamaal? Ilmselgelt tooks see holokausti juudi vaatenurga toimepanijate maale ja seda pole lihtne öelda. Yad Vashem on holokausti institutsioon, mis esindab ohvreid ja Saksamaa on toimepanijate maa. Aga tead, sa rääkisid vana-vanaisadest või vana-vanaisadest. Minu jaoks on oluline öelda ja ma mainin seda alati ka Saksamaa võimudele. Täna on Saksamaa multietniline, multikultuurne ühiskond, aga Saksamaa kodakondsusega peaks kaasnema väärtuste kogum, pühendumuste kogum, kohustuste kogum ja teadmiste kogum. See ei sõltu küsimusest, kus sinu vanaisa oli teise maailmasõja ajal, Shoah ajal. Ja Müncheni keskus, Yitzhak Rabini keskus Münchenis ja selle laiendus Leipzigis teenindavad kogu Saksamaa liitvabariiki ja tõenäoliselt ka naaberriike. See on spetsiaalselt loodud õpilastele, noortele õpilastele, gümnaasiumi ja üliõpilastele, aga ka Saksamaa üldsusele. Nüüd arvestades ka seda, et ellujäänute arv, kes on veel elus, väheneb, kas see on osa sellest, et alles jäänud holokausti ellujäänud osalevad samuti või tulevad ja peavad kõnesid? Kas see on üks hariduskeskuse eesmärkidest? Ei, mitte tingimata. Teate, kahjuks või paratamatult mõne aasta pärast, ma ei tea täpselt kui paljude aastate pärast, oleme me põlvkondade ristteel. Täna sündinud lastel ei pruugi kunagi olla seda privileegi, mis meil oli, kuulata ellujäänu jutustust. Nii et ma ütleksin vastupidi, see on ettevalmistus tunnistajate järgseks ajastuks, mille lävel me juba seisame. See saab olema üks meie viisidest, kuidas luua sidet nooremate põlvkondadega, kellel ei ole enam võimalust kuulata ellujäänu jutustust. Ellujäänu kuulamine oli see kujundav kogemus, mis meil kõigil oli holokausti mõistmisel. See on nagu seista sillal, mille üks ots on meie ees ja teine ots on Auschwitzis. Mitte miski ei saa täpselt seda kogemust tasandada. Aga uues hariduskeskuses, nagu me teeme ka siin Jeruusalemmas Yad Vashemis, otsime me viise, kuidas jõuda kompenseerida seda, et meil ei ole enam võimalust ellujäänutega kohtuda.
ja tead, üks viimane asi, mida ma tahan käsitleda, ma mõtlen, et see ei ole ilma vastureaktsioonita. On olnud neid, kes on seda kritiseerinud, öeldes, et seda algatust ei saa valitsusest lahutada, nagu meedias väljendati. Kuidas sa sellele vastad? No see näitab teatud määral teadmatust. Yad Vashem ei ole Iisraeli valitsusasutus. See on riigi asutus, mitte valitsuse oma. Ma ütleksin isegi, et see on juudi rahva asutus, mitte ainult Iisraeli riigi oma. Me oleme täiesti iseseisev institutsioon. Me ei saa valitsuselt juhiseid, korraldusi ega poliitilisi suuniseid. Me oleme 100% pühendunud ajaloolisele täpsusele, holokausti ajalooliselt täpsele mälestamisele. Ja on olnud lugematul hulgal juhtumeid, kus Yad Vashemi ja Iisraeli valitsuse poliitika vahel on olnud lahknevusi. Kui meil tekib lahknevus, siis ainult Iisraeli riigi vajaduste või poliitika ja ajaloolise täpsuse vahel oleme alati olnud ja jääme alati ajaloolise täpsuse poolele. Hästi, suur tänu, Danny Dayan, Yad Vashemi esimees. Aitäh!